Tere, minu nimi on Genert. Räägin teile niiduseadmete 3 erinevast funktsioonist. Külgväljavise, multsimine ja kogumine. Kõige lihtsam, odavam ja populaarsem funktsioon on külgväljavise. Et rohi lõigatakse ja paisatakse külje pealt välja. Mis selle miinus on, et võib mitte jääda nii puhas tulemus. Kui on aga ideaalsed tingimused ja külgväljavise on õieti ehitatud, siis paiskab ta ikkagi muru niimoodi laiali, et seda silmaga nii lihtsalt näha ei ole. Teine funktsioon on multsimine. Et multsiga muruniidukitel on all spetsiaalsed terad, mis siis niidavad rohu ja siis peenestavad selle. Ja muru või rohi jääb muru sisse, nii et silmaga ei ole seda niidetavat rohtu näha. See peenestatud rohi jääb muru sisse ka väetisena. Samuti kaitseb ta rohujuuri päikese käest, et muruni lihtsalt ära ei kuivaks. Kindlasti multsiga muruniidukitel on vaja võimsamat mootorit, et töö oleks korrektne ja ei ummistaks alt korpust ära. Multsiga muruniiduki kasutamisel kindlasti peab muru kuiv olema, et märga rohtu on raske niita. Kolmas funktsioon on kogumine. Kogumine annab kõige puhtama tulemuse. Ja kindlasti on abimees kevadel, kui on aiast vaja lehti riisuda, võib vabalt kogumisega muruniidukiga need peenestada ja kokku koguda. Kogumise miinuseks võib olla see, et kor saab kiiresti täis ja peab tühjendama. Samuti kõigil ei ole võimalust rohu paigutamiseks kuskile. See oli lühikokkuvõte muruniidukite 3 erinevast funktsioonist. Täpsema info saamiseks kindlasti külastage aiatehnika ekspertide poode ja küsige julgelt nõu. Nägemist!